Niisiis jätkame e-poe ehitamisega ja kui sul on nüüd domeen ning server tellitud ja kui sa nüüd logid sisse oma veebiserveri halduspaneeli, siis võiks öelda, et enamusel neist on juba olemas selline variant, et sa saad WordPressi siin nii-öelda ühe klikiga installida. Sellest natukese aja pärast. Aga praegu siis võib sul olla näiteks samasugune hoiatus siin ees, et domeeniga seotud teenused hakkavad toimuma 2–24 tunni pärast. Ehk siis kui sa ei saa mingisuguseid asju tehtud siin, siis sul tuleb lihtsalt oodata kuni üks ööpäev. Ma siis proovin ka siin alustada ja siin paneelis on siis nagu näha 3 suuremat nii-öelda kasti. See on siis domeen, see on siis aadress. Siin ei ole meil esialgu väga palju midagi teha, välja arvatud, siis teeme alamdomeeni omale. Siis on e-post, et siin on siis see koht, kus sa saad oma siis selle domeeni nimega e-posti aadressi lisada, muuta. Ja viimane on siis see kodulehed. Et siin sa saadki nüüd lisada WordPressi ja WooCommerce'i ja muud asjad ning 4. kast on siis nii-öelda natukene edasi jõudnutele, kuid mida me peame ka ära tegema, mingisugused asjad siit. Võtame järjest ette, et kõigepealt siis domeen. Siin võtame lahti siis halda, domeen. Siin on siis nimeserver ja domeeni suunamine. Siin on siis domeeni ülevaade, domeeni andmed. Siin siis me praegu ei muuda mitte midagi ja ei tee mitte midagi. Järgmisena võtame lahti siis e-post, samamoodi sealt eelmisest kastist oleks võinud seda teha. Ja siin sa saad siis lisada uue e-posti aadressi, lisad siia kasti omale siis soovitud nime, nii-öelda tere näiteks, tere@pliiatsipood.ee või üsna levinud on info@pliiatsipood. Siin lisad siis parooli või lased genereerida siis sellel süsteemil. Silma peale siin klikkad, siis näed ka, mis siin tuli ja klikid lisa. Ning sul tekib kohe nii-öelda uus e-posti aadress koos vastava postkastiga. Ja seda sama saad sa siis nüüd edaspidi lugeda siit e-posti lugemine. Kui sa sellele klikid, siis kasutad seda sama e-posti aadressi ja sama parooli ning sa saad sealt sisse logida ning kirju lugeda ja saata. Järgmine asi, mida me ennem veel, kui me läheme WordPressi tegemise juurde, liigume siis siia veebiserveri alla ja siin on mõningad asjad, mis me võiksime ennem ära teha, kui hakkame e-poodi üles ehitama. Siin ongi siis näiteks logid, mida võib vaja minna siis, kui midagi juhtub, saad vaadata, mis juhtus, kuna juhtus, kes asjad juhtuma pani. Siin on siis ka FTP, see on siis file transfer protokoll, millega siis sa saad näiteks otse faile muuta serveris. Selle me jätame vahele, SSH kasutajad jätame ka vahele. Siin on esimene asi, mida me nii-öelda kohendame, on siis SSL sertifikaat, mis on e-poodide puhul möödapääsmatu tegelikult kõikide veebilehtede puhul möödapääsmatu, sest turvaline ühendus on nõutud põhimõtteliselt igal pool. Ja siin siis saab nüüd lisada, et kui sul on juba alamdomeen olemas, siis paned siit alamdomeenile ja saad alamdomeeni lisada. Kui me nüüd teeme selle testlehe alamdomeenile, siis lisamegi siia kohe näiteks test.pliiatsipood.ee alamdomeeni tüüp võiks olla siis kataloog ja see on siis htdocs ja kataloogi nimi paneme siia sama siis test. Siis kõik need failid ja asjad
lähevad sul siin serveris sellesse testkataloogi ja klikime lisa. Nüüd on siis olemas sul siin alamdomeen testpliiatsipood.ee ja selle all hakkab sul nüüd siis olema siis see testpood. Kui me selle hiljem täitsa valmis saame, siis tõstame selle lihtsalt peadomeeni juurde üle. Lähme tagasi SSL sertifikaadi juurde. Teeme nii siis, et SSL sertifikaadi tellime põhidomeenile, alamdomeenile ei ole seda vaja, sest see ei ole avalik nii-öelda pood või koht ja kus nüüd meie poe üles panemisel näitab viga näiteks, et sul puudub SSL sertifikaat, siis ignoreerid seda lihtsalt. Aga tellime siis põhidomeenile selle ära. Põhidomeen on siin kirjas, siis on siin sertifikaadi tüüp, milleks on Let's Encrypt, mis on 3 kuud tasuta ja mis uueneb automaatselt iga 3 kuu järel ja sul ei tasu enam selle peale mõelda, mis selle tellimisega juhtub, et automaatselt lisatakse see sertifikaat su domeenile ja edaspidi on siis sinu domeen nii-öelda kättesaadav HTTPS lõpuga aadressilt, milleks me peame siin küll natukene veel nii-öelda kohmitsema. Aga siin siis ütleb ära, et see on tellimisel, see staatus muutub siin automaatselt vastavalt sellele, siin on ka välja toodud. Ja kui me siin juba oleme, siin hea teada kastikese juures, mida sa võiksid siin nagu tähele panna, kõik asjad sa saad siit teada ja abi saad siit alati ning siin on siis nii-öelda see kuulus kastike küsi kliendi toelt ja nädal lõpus ning tööpäeva lõppudel, ütleme, et siis nagu ka näha on siin kellaajad ilusti, millal nendega saab vaja kindlasti ühendust ja millal siis tasub oodata natuke kauem. Aga kui sa siit otse laivi küsid, siis nendel kellaaegadel sa saad laivis ka vastused. Muul juhul siis sa saad oma e-posti aadressile. Oleneb, kui kriitiline sinu probleem on, saad ka selle vastuse kiiremini. Nii, lähme edasi nüüd siis nüüd seadete juurde. Mis tähendab seda, et siin saame veel vaadata üle PHP seaded. Need on siis, siin on PHP seaded, mis on olulised siis programmide jooksutamisel. WordPressi, WooCommerce'i, mis iganes. Et see tasub alati hoida mitte just kõige uuemal versioonil, aga stabiilsel versioonil. Statistika koht on siin veel, siis on serveri seadeid. Ja siin on üks koht, mida saab veel ise korraldada, on liikluse suunamine. Siin siis tulekski vaadata need kõik punktid üle. Praegu siis on niimoodi, et meie seda pliiatsipoe lehte kuvatakse linkidelt http pliiatsipood, http www.https pliiatsipood ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult peaks see asi olema palju lihtsamaks sätitud. Et siin ongi siis liiklus, pole suunatud veel HTTPS-i peale, mille me siis nüüd kohe ära teeme. Protokolli valiku siin me võtamegi, et ta kuvab ainult HTTPS-i pealt. Et kui keegi sisestab HTTP, siis sealt kodulehte kätte ei saa. Siis on siin, et eelistatav kodulehe URL. Praegusel juhul on jälle mõlemad www. Ja siis ilma selle kolmik veeta. Siis see www. Seda ei ole vaja üleüldse kasutada ning kui sul on veel meelde jäänud, et brauserisse tuleb sisestada see www, siis seda ei ole vaja enam teha. Siia võime siis panna niimoodi, et eelistatav URL on siis ilma selle e-ta ja eelistatav suunamise tüüp algul võib see olla ajutine, aga hiljem saab selle muuta siis ka püsivaks. Ja kui need muutused nüüd sisse lähevad, siis kodulehte hakatakse, sinu poodi hakatakse kuvama ainult
sellelt lingilt https://pliiatsipood.ee ilma www-ta ja ilma http-ta, et kui keegi sisestab aadressiks www.pliiatsipood.ee, siis automaatselt suunatakse ta aadressile pliiatsipood.ee või kui keegi sisestab aadressi http, siis suunatakse ta sellele turvalisele ühendusele https. Nüüd vajutame salvesta ning need seaded nii-öelda salvestatakse ja viiakse sisse ning kuna siin on nüüd kõik rohelises, siis lehte kuvatakse ainult selle pealt. Me võime ju nüüd vaadata ka kohe, mis siin toimunud on, sest tegelikult siin ei ole mitte midagi. On by default pilt veebirebasest. Aga siinkohal me võime nüüd selle osakonna ka nii-öelda sulgeda ning minna siis kohe kodulehe loomise peale. Siin on veel valida, kas sa teed Voog platvormile ja siis siin on ka külastajate statistika sul tulemas, kui seda hakkab olema ja turvakaitse ja hiljem loodetavasti ei teki selliseid probleeme, siis võib juhtuda, et kodulehte on sisse häkitud või mingid suuremad probleemid on sul või on sul selline kahtlus ainult, siis siit saad abi. Aga alustame siis e-poe, nii-öelda konkreetselt e-poe loomisega. Siin on siis nii-öelda ühe kliki teema, alusta paigaldusega. Siin kirjutad siis kasutaja info, et sina kui admin hakkad siis nende asjadega sinna e-poodi sisse logima. Hiljem sa saad küll muid kasutajaid muude õigustega luua, aga sina oled siis nüüd nii-öelda admin ja sinul on kõik õigused ja kohustused selle veebilehe ees. Et kasutaja nimeks mina näiteks panen lihtsalt oma nime. Soovitan mitte kasutada näiteks admin. No, et häkkeritele üks asi kohe ette anda. Ega see enda nimi ka väga hea mõte ei ole, aga praegu lihtsuse huvides. Siia on siis e-posti aadressile, millele hakatakse saatma igasuguseid sinu e-poe või veebilehega seonduvaid teateid. See siis on selline aadress, mille postkasti sa kindlasti kogu aeg jälgid, iga päev vaatad. Mina jätan selle siia veebimeistri oma. Võiks olla ka vabalt näiteks felix@pliiatsipood.ee ja siis genereerime parooli ja siin kohal ongi siis nüüd see koht, esimene koht, kus kohas võiks oma notepadi kasutada. Mina kopeerin selle parooli nüüd omale dokumenti ja muud sisselogimisandmed ning lähen edasi. Kui sa oled oma parooli ja muud sisselogimisandmed ilusti üles märkinud, võid ka teha puhtalt paberi peale, ise tead, kuidas see sulle parem tundub. Esialgu võib see olla sul siin notepadis. Sealt on hea teha copy-paste ning siit. Ennem kui edasi lähme, vaatame veel lisaseaded üle. See tähendab, paigalduse asukoht on siis see peadomeen. Minu puhul ma teen selle otse siia. Sina siis võid siit võtta oma alamdomeeni, et teed testpoe sinna kõigepealt. Või siis kolmas variant, et soovid paigaldada alamkataloogi, samamoodi tuleb nii-öelda testvariant sul sinna ja see tähendab seda, et see alamkataloogi puhul tuleb sinu see värske e-pood aadressile siis sinu domeen.ee / ja siis kataloogi nimi, siin samamoodi näiteks test. Aga mina teen ta põhidomeenile kohe ja kommentaariks jätan siis lasta olla siis WordPress number 1, sest praegu me siia rohkem WordPressi ei tee, klikime edasi. Siin on veel valida siis esimesed lisamoodulid, pluginad siis, mida siis võiks koheselt nagu külge panna. Veebimajutuse plugin võib olla, et sa saad nii-öelda veebimajutus.ee halduspaneelilt otse
oma WordPressi sisse logida. Mina jätan siia linnukese ette. Elementor tööriist ja Astra teemad, see on siis need kujundusega seotud asjad. Kui sul on mingi kindel kujundus silme ees ja sul on juba teema välja valitud, siis võta siit linnuke eest ära. Mina jätan selle sisse, see jälle lihtsustab edaspidiseid töid. Samamoodi on WordPress Security WordFence'iga, et turvalisus on väga oluline, et kui sul on mõni soovitus kelleltki teiselt mõnda muud pluginat kasutada, siis tee seda. Siin tuleb nüüd käiku siis veebilehe kiirus. WP Fastest Cache on siis üks levinud puhvri vahemälu toimetaja. Mina jätaksin selle esialgu välja, sest et on olemas paremaid versioone, paremaid variante. Siin ma jätan selle välja. Disable comments. Kui sul on e-pood ja sa ei taha klientidelt mingisuguseid kommentaare oma artiklitele või poetoodetele, siis kindlasti jäta see siia. See lülitab ka välja suure hulga igasuguseid spam-kommentaare, nii et sul on jälle tööd vähem. WP konvertor for media, selle võib ka sisse jätta, et see nüüd konverteerib siis tavalised pildifailid WP formaati, mis on siis kiiruse juures ja kvaliteedi juures oluline. Pilt on e-poes üks olulisemaid asju, nii et see jätta sisse. Ning kuna me hakkame e-poodi ehitama, siis me paneme siit kohe sisse ka WooCommerce'i. Ning lõpetuseks võid sa siit lisada ka mitmekeelsuse toe, et kui sa tahad eestikeelset, inglisekeelset, venekeelset, soomekeelset, lätikeelset, siis võid selle sisse panna. Aga nagu ma ütlen, et esialgu paneme ainult need sisse, mida kindlasti vaja on. Ja siis siin on siis WooCommerce'i lisamoodul Elementorile, et Elementor on siis see asi, mis siin hakkab kujundust toimetama. See tähendab, et meil on see juba siin olemas. Ja Shop Engine siis viib need 2 pluginat kokku, WooCommerce'i ja Elementori. Et see võiks ka sees olla. Aga siis võime edasi minna. Ning kuna meil on siin parim võimalik pakett, siis lisame siia ka kodulehe turvakaitse ja kodulehe statistika ja lähemegi paigaldama. Ning selle lühikese töö tulemusen siis nüüd veebimajutuse.ee serveri koodid, robotid, nemad ütlevad selle kohta veebirebane. Veebirebane siis paigaldab WordPressi kodulehe ja kuna me jätsime linnukesega sinna WooCommerce'i peale, siis niipea kui meil see asi nii-öelda valmis saab, on meil olemas ka väga algeline, kuid tegelikult põhimõtteliselt toimiv e-pood tehniliselt. Et sisu meil seal ei ole, tooteid meil seal veel ei ole, mingisuguseid legaalseid dokumente, mis on ka vajalikud, ei ole, aga me saame juba toimetama hakata. Sellega läheb veidi aega ning sellega seoses lõpetan ma selle osa ära ning järgmises osas logime oma admin paneeli sisse ning vaatame üle kõik nii-öelda põhifunktsioonid, mis e-poel vajalikud on. Ühesõnaga tuhlame natukene WordPressis ja WooCommerce'is ringi, teeme linnukesed sinna-tänna, muudame mõnda
tekstijuppi ja võiks öelda, et järgmise osa lõpuks on sul funktsionaalne e-pood olemas, küll ilma kujunduseta, aga koos kõikide vajalike vidinatega. No, selle pika jutu peale nüüd jõudis veebirebane oma töö ära teha ning näide on siin, et ilus roheline linnuke, uus WordPressi koduleht on paigaldatud. Soovitakse meile õnne, aitäh! Ja siit siis saadki otse oma kodulehe haldusesse sisse minna, mida me teeme järgmises osas.